water's calm, the sun's in the sky. Got my old ride and a twinkle in my eye. Hooks tied tight, the bait's all set. A perfect day I'll never forget. It's fishing season, let's cast away. Nii, plaan minna lähiajal Arnoga Põhja-Rootsi suuri augi, ahvenaid, paaljaid, harjuseid jahtima. Selleks oleme tulnud siis Veefissi poodi ja võtame kaasa varustuse. Kindlasti, mis meil üks plaan on suuri hauge püüda. Suurte haugede jaoks on minu meelest üks paremaid asju ja paremaid relvasid on see sama V10 Westinil. See on niisugune raske relvastuse tipp, 40-150 grammi täpselt see ritt mul ongi. Selle võtan kaasa kindlasti. No, ta on siin nüüd poes ka olemas ilusti, kui kellelgi soovi on pärast. Siia käib peale siis multirull, soovitavalt Westini oma. Need on niisugused kindla peale minekuga asjad, et üldiselt saad nendega püüda ja nendega midagi ei juhtu. Siis kindlasti, mis me proovime ära, on need uued landid. Ma arvan, et see on tegija. Nad on inlinerid. Vaatasid parema, suuremalt näidata. Siin on nagu point selles, et siin on konksud, need, mis jooksevad välja, kui kala võtab. Siin on tross, põhimõtteliselt paned nöörile taha ja püüab. Erinevaid värve tasub võtta. Ma arvan, et selge veega on need tegijad kindlasti. Nii. Siis kuna me tahame süüda suuri ahvenaid, siis suurte ahvenate puhul ma arvan niisugune 10-sendine säätiis. Slim. Ma arvan, see on ideaalne valik. Kui seal ahven on 600-800 kilo, siis pole mõtet väiksema landiga nagu vaeva näha, et võtab seda ka. Raskused, sigipead 7-8 grammi, 10 grammi. Ma arvan, niisugune paras on sellele säätiisile selline valik. 7,5 grammi, 3,0 konks, ideaalne, ma arvan. Võib-olla ahven on, kuna on väiksema suuga, siis võib-olla konks natuke väiksem ongi 3,0 paras, võib-olla 4,0 ka. Siis kindlasti tasub proovida pöörlevaid ja troppaite. Pöörlevad kindlasti, ma arvan, seal põhjas töötavad niisugused punase põrnikad. No, et seal on tarjunud neid sööma, samamoodi kindlasti see kollane värv on seal tegija erksama värgiga, ma arvan, niisuguse harjuse puhul eriti. Siis kindlasti troppaidid, ma arvan, need töötavad iga kala peal seal. Sest vesi on selge, neid asju näeb kaugelt kala. Veel Rikkide Rootsi proovime kindlasti ära, need on niisugused asjad, millega alati on kala saadud. Ja ega suures plaanis, võib-olla proovime mõnda asja veel, aga niisugune päevastatistika, võib-olla sa 5 landiga päevas püüad. Kui sa mingi asja tööle saad, siis sa nii ei vaheta neid asju. Aga kõik see juba siis varsti paistab, mis seal tulema hakkab, kuidas läheb ja kas meie nagu need mõtted ja plaanid ühtivad reaalsusega. Selge. Nii, hommikul kell 6 oleme jõudnud Salajärve äärde. Eile õnnestus mul Olafile helistada lõpuks ja ta saatiski meile siis koordinaadid. Suuri auge püüda. Läheme ühe järve peale, aga oota, pane korra kinni, ma käin korra ära. Anna mulle 2 minutit. Aga kuhu sa minna tahad? Ma lähen, käin siin. Kannatust. Ma praegu ei pane. Hello.
This is Olav. Yes, yes. Martin calling. I make the payment. Yes. Please send me this coordinates for big bike. I need them desperately. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Sellise järve kohtasin Põhja-Rootsis, mida pole isegi kaardil. Täna on siis see koht, kus me hakkame vaatama, kas me saame selle Hansuga kokku. Haug-Hans tähendab. Silm on selline. Siin ta peaks elama, siin ta peaks toimetama, nii et meie asi on nüüd vaadata, kas me saame ta kätte. Järv iseenesest näeb välja üüberäge, et tundub, et nagu siin on potentsiaali kõvasti. Nii et ainuke, mis on meie teha, on olla targemad kui Hans, korra taga kokku saada, tere öelda ja ma arvan, et ta läheb oma teed, ajab oma asju edaspidi edasi. Aga meie saame teha linnukese Hansuga kokku saadud. Ja, suur ahven otsas jälle. Korralik kolakas. Ei tea, palju ta kaalub. Aga mingid suuremad poisid on siin ka. Kilo kaint. Silma järgi. Kilone poiss. Võtame käe, kui see on tal võimalus. Estin, silikan töötab väga hästi. Põhjas roheline. Ja siuksed ahvenad. Ollid. Ollid, noh. Rõõm on näha neid siukseid. Ägev. Vahepeal see Hans kätte saades. Jah, varsti juba Hansoni ka, aga senikaua vaatame, kuidas me neid kutsume. Siin vahepeal tuli mingi hunnik harjuseid ka. Paar harjust ja paar siukest ilusat ahvend. Võtame mõned kalad söögiks. Need on siuksed parajad. Siin väga väiksemaid ei saagi kahjuks. No. Mõned kalad oleme siin saanud täna. Paar on tööl suitsu kala täna. Räägitakse, et see ahven on siin väga maitsev. Oleme siuke 10-15 ahvenat võtame ära. Teeme sellest mingi söögi, et ole. Vaatame, vist midagi tuleb kohe. Tunne on küll, et nagu kala on siin, aga suht sügaval. Täna nagu eriti hea võitja ei ole. Teeme siis parjam. Ja mõne viske, vaatame, see tuleb kell otsa. Läheme minema. Mis see on? Ja kui see pauk käib, siis Vaikselt saab vihma. Mingi kala hüppas. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police searching for me. Got a bad little bitch on me. Swear to God, I be lit. Good morning, Olaf. Yes, Martin calling again. Yes. I hope Sweden still in good hands. Yes. Yes. But Olaf, I have a problem. I lose. I spent yesterday all day and I catch only 900 kilos purchase. Where is the bike?
please check the coordinates because it's wrong place. It's right. It's wrong place. Yes, please check. Okay, now I understand. Please send me new coordinates and this one, this time in the right ones. Okay, I will wait. Thank you. Yes, bye bye. Nii, tere. Et oleme nüüd jõudnud siis Rootsi. Kuskil 1200 kopikate kilomeetrit Helsingist sõitu eile. Siuke korralik päev rooli taga. Teistpidi kohale jõudmise rõõm on suur. Oleme siis jõudnud Lappala Fishingu baasi. Siin on ka peremees mul kõrval, Gennadi. Ja räägime paari sõnaga, mis siin baasis teha saab. Mis siin on olemas, mida on võimalik siis koha peal, mida on võimalik siis veekogudel teha. Ja edasi läheme siis kalale, aga selles osas me pole täna hetkel kindlad, et kas seal veekogul on piisavalt hea levi, et me saaksime laivi teha. Igal juhul me proovime seda teha, kui õnnestub on hästi, kui ei õnnestu, siis teeme video, et midagi tegemata ei jää. Aga läheme edasi, ma näitan paari sõnaga ja Gennadi võib-olla räägib ka, mis siin on. Et siin on võimalik paate rentida. Talvel on siin lumesaanid ja siin on majutus. Koliko vastut места? 32 места. 32 kohta on siin, et me läheme peasaali, me näeme, siin on. Lähme mine saarna. Siin saab pillarit mängida, süüa, ma saan aru, et siin on ka toitlustuse pool olemas, et saab tellida kõik toidud asjad. Тут кушать мы предлагаете все такое, да, нормально. Ja ühesõnaga, kui põhimõtteliselt võib tulla käed taskus, et kui me vaatame siit edasi, siis siin on ka olemas päris hea valik õigeid asju, millega siin kala püüda. Erinevad rullid, ridvad, landid, isegi UV-kaitsega särgid ma näen olemas. Et selles osas nagu, kui õigeid asju ei oleks koha pealt, saab õigeid asjad ka. Edasi, kui nüüd minna, vaadata, mis siin on, siis lähme vaatame tubasid ka korra, mis seal on ja siis võib-olla räägime edasi, mis seal on. Lähme teisel pool maja sisse. Ma saan aru, et siin on privaatsed sissekäigud on erinevatele ruumidele, on niisugused 4 sviidid täis mugavustega. Privaatsed sissekäigud on erinevatele ruumidele, on niisugused 4 sviidid täis mugavustega. Korralikud. Pea nagu midagi mõtlema, tegema, vaatama. Нас обслуживающие тоже с Украины ребята. Плана, Виталий, которые помогают здесь гостям нашим. Ühesõnaga abistav personal, kes aitab siis kalabaasi üleval pidada. Nii. Ma saan aru, et muvast baasi, когда еще тактилка есть. Nii saab võtme. Saun on, suitsuahi on, grillimaja on, kõik asjad on olemas. Siin on meie paadi. Kalapüügivarustus juba valmis ootab esimesi monsterauge. Et eelinfo on hea, me helistasime, kellele me helistasime, kes oli? Ma ei mäletagi praegu. Olavile. Olavile helistasime, Olav andis meie koordinaadid. Рекорд щуки, здесь пойманной щуки в прошлом году был 27 килограмм. Et rekordaug, mis siit on saadud, eelmine aasta oli 27 kilo, nii et meiga vähemaga ei piirdu, selles osas nagu 30 on eesmärk. Kui ühega ei saa, siis on 2 augiga 30 kilo. Nii, aga lähme tuppa. Ma ei ole siin esimest korda, selles osas ma tean, et siin on super peremees, super vastuvõtt. Kõik asjad on nagu väga hästi paika pandud. Ja mis on kõige parem, kui hommikul läkkad üles, sul on selline vaade. Et see on juba $1 miljonit väärt nautida seda vaadet. Juua tass kohvi, tunda elust rõõmu. Äge. Lisaks on kõik wifi'd asjad töötavad. Эти все комнаты под одиноком такие 4 места тут. Есть двухместные, есть трехместные. On 2-kohalised, on 3-kohalised, on 4-kohalised toad. Toad on selles osas nagu viisakad, puhtad, korralikud.
see tuli käib siit. Telekas, kamin, diivanid, kõik värgid on olemas, külmkapid. Nii, siis siin on isegi nüüd minu tuba. Ma olen siin nüüd 4-5 päeva olen külaline. Et igati mõnus. Есть туалет тоже есть. WC-d, vannitoad, kõik asjad. Vaatame siia. See on tipp-topp. ei midagi. Kõik on korralik, viisakas. Здесь это одежда. Köögis. Riideküvatused talvel, kõik asjad. Köök. Ja siis on veel teine magamistuba ka, et sihuke kahevoodi. Ja kui talvel on talvel on ka siin tegelikult päris äge see kalapüügi pool, siis siin on riideküvatuskambrid, et tegelikult on üks ülioluline asi on talvel, et sul riided niiskeks ei jääks. Kui sa käid nädal aega kala, siis 2.-3. päeval hakkab ju riietesse niiskus tulema. Kui selle saab välja, siis on super. Nii. Kui nüüd kaladest rääkida, Gennadi, какие разные рыбы тут можно ловить? Tulen siit. Kauri, какие разные рыбы тут можно ловить? Здесь рыбы, основная рыба, которую клиенты приезжают, это арктический голец. Палья, да. Палья, Да. по-шведски. Значит, также щука, окунь, крупные экземпляры, окунь до 1,5 килограмма. Хариус тоже где-то кило 600. Очень много экземпляров. Значит, браун, траут браун. Потом три вида траута. Это дикая, маленькая, очень много речек, очень много небольшой форели, которые любят все нахлыстовики. Очень хороший нахлыстовый спорт здесь, правда, очень мало нахлыстовиков. Шведы почему-то на севере очень мало, на юге больше. Швеция, это Гетеборг. Значит, воды не меньше, чем в Финляндии. Огромное количество воды, огромное количество озер, огромное количество... Я чуть-чуть перерву, потому что я не вспомню потом. Ühesõnaga, haug, ahven, harjus, 3 liiki forelli, põhipüük on siis artiline paalja. Ja ahvenad on 1,5 kilosed, harjused on 600 kg. Haugid on mutandid, nagu juba said öeldud. Ja selles osas nagu teha on palju. Vett on rohkem või siis samaväärselt kui Põhja-Soomes. Kalapüügi koormus on tõenäoliselt väiksem ja palju on selliseid veekogusid, kus praktiliselt nagu püüki ei toimu. В принципе, много так водоемов, где почти никто не ловит. Да, потому что здесь считается, это одно, наверное, из 20-25 мест в мире, которые очень дикие. Здесь очень мало жителей, но очень много животных и зверей всяких. Ühesõnaga, нагрузка очень маленькая. Loetakse 25 sihukese parima metsiku loodusega koha ka maailmas, kus inimesi on vähe, loomasid on palju, kala on palju ja vaated, kõik see muu. Ja selles osas nagu tasub tulla, et vaadata ja nautida seda asja. Ja kusjuures nagu ilmad on siin nagu minu meelest nagu väga mõnusad. Ja siin nagu, mul kogu aeg on olnud nagu hirm, et nagu siin on palju putukaid, siin ei ole putukaid. Jumal okei on, ma ei näe ühtegi sääske asja, kes mis ründab. Эти комары когда они? Комары уже все закончились. Уже холодная вода, уже вода 12 градусов. Sääskedel on kõik ja nad just nendega on kõik, rohkem neid ei ole. On ära tehtud, et sügiseks paigas ja kevadel tulevad uued. Весна будет новый, да? Да, а как же. Арт-отель, у нас арт-отель, который один из немногих артелей, которые могут предоставить всю полноту, начиная от катеров, новых двигателей, лодок, большой парк, машин большой парк. Так что с удовольствием примем всех гостей, которые хотят. Ühesõnaga, paate on piisavalt, mootoreid on piisavalt, talvel on saanid. Ühesõnaga, kogu see pool on paigas, et lihtsalt tuleb tulla ja kala püüda. Ja eks me nüüd siin lähipäevadel näeme, et seda kala on ka piisavalt ja seda kala on sihukest trofeekala, mis tegelikult võib-olla on iga kalamehe unistus piisavalt. Aga ma tõmbaks praegu hetkel kokku selle jutu ja kui me nüüd saame selle laivi käima tõmmata 1 tunni, 1,5 pärast, siis me seda teeme ja kui ei saa, siis juba paari päeva jooksul näete videos, mida me siin kord oleme saatnud. Tegelikult ma olen ise korra näitanud seda sauna ka sealt. Näita, jah. Lähme korraks näitame seda sauna. Saunad asjad üle, tegelikult see on hea mõte. Seda vaadet seal, et siin, kui kalale tule saab mõnusalt tünni saunas ka käia.
just seda vaadet siin nautida. Me ei ole kindlad, et vee peal levi on, et siin taga põhjas ei ole levi, et võib-olla me ei saa kalapüügist laivi teha, aga video paneme kindlasti pikema üles nii YouTube'i kui siia TikTok'i ka. Eest on äkki lahti. Kala saab siin suitsetada, suitsuahjud, asjad on olemas. Eest on äkki lahti. Kala saab siin suitsetada, suitsuahjud, asjad on olemas siin. Nii. Saun on eest kuhu. Inimest ideaalne. Saun on eest kuhu. Inimest ideaalne. Kõik asjad. Vähemalt. Saab. Oleme tunduvalt hullemates oludes olnud ja ka rahule jäänud, aga noh, siin on tõesti nagu kõik on korras ja näha, et see baas on värskelt nagu igas mõttes üles vuntsitud, tehtud. Isegi lastel on mõeldud, siin on mingid batuudid, asjad. Kõik on nagu siuke. Peale sauna ikka veel tahad siin õhtul tuled saunast, tünnisaunas käid ja vaatad seda vaadet siin ja kui kala ka veel saad, siis kõik minu arust on väga hea ju. Okei, aga teeme nii. Näeme. See käel on kõige võrem. Siis huvitav istub põhjas. Istub. Ei tule. Läheb. No, mis toimub? Ma ei tea, mis siin otsas on. Paalia või midagi muud, ma ei tea. Vaatame. Kas läheb? Ei ole hullu. Kuidas nagu tunne on? Suurem kui see esimene, mis mul oli. Esitud. No see on kindlalt suurem. See sõidab nagu loom läheb. Nii kui üles saad, siis ütlema, võtan kahva. Gennadi, можешь помогать, Arno? Да. Arno politsejad свой первый трофей. Oota, mootorisse ära lase. Ma ei saa ju, ta ise tõmbab, mis asja nagu jõuga tõmbab. Ei, sa pead nagu laskma tal minna, jah. Ma ei saa ju, vaata, ta läheb ise. Nii, spinning on nagu korralik. See tuleb. Oi, ilus kala. Oi. Рау. Спокойно, пусть придет вверху. Oi. See on mingi 2 või 3 vist. 2 vanti, jah. Nii, las ta läheb. Ära jõuga ei ole midagi teha. Nii. Ai. Opa, milline siga see on ju. Nagu профессиональный рыбак. Все по контролю. Ну, с таким профессором, как ты, можно быстро научиться. Все будете академики. Võtan kahva. Tuleb rekord. Видит rekord? Нет, не рекорд, но такая шустрая. No, see kõik rekord puudub.
tuleb juba lõpuks vee peale ja tuleb, võta siit. Oh sa raisk. Mõtled, vaat 3 kilo võtad. ei taha üldse tulla ju. Tuleb vaikselt jah. Rahulikult, et kiiret ei ole. ei saa jah? Yes. Põrsas. Paari 3 kilone. Ilus poiss. Vaat. Yes! noh. kus minek? Läheme Hansu jahile. Ja, vaatame. täna vähe teine paat ja teine olukord. No vaatame jah. Täna on silmad ka peas, näeme, mis all toimub. Eile oli siuke pimestiku mängimine, aga vaatame. Ega siis see ei tähenda midagi. Kui antakse, siis tuleb. Nii suure kala puhul on see, et seal peab ikkagi olema õnne ja juhust ja siis kui närvi ja oskused, et ta kätte saab. Kui need asjad on olemas, siis on kõik hästi. Okei, näed sinna kaugu. Nii, Ants otsas. Ei ole näinud veel, kui suur on, aga pinda ei tule. Varsti näeme. Ilus kala on. Ja tegija juba. ei tea, kui suur see on. Unustas mikrofoni külge panna. Ujub seal. Kurat, see on päris suur, jah? Ei ole kõige poiss. Opa. Ai. Vaataks, ta näitab ennast. ei tea, ma nägin teda korra. Tundus nagu oleks päris nagu jõhker. On sõuke. Ei taha koostada. Kümbine. Kümbine, jah? 10. Sulle suured augid, suured landid. Hans on käes. Hansu saime kätte, noh. Rootsi kunni valetanudki. Opa. Oota, ma pean nii kaugele minema, sest oota. Oota. Oi. Ilus, oota, ma teen sulle pildi ka. Lähevad ahju. Meie väiksed ahvenapätsid. Vaata, mis sealt tuleb. Resti peale üle 8 ei pane. Ilusad poisid on. Ai, kui ilus. Sellised. Mis sa räägid? Mis siin rääkida? Tuled kalalt, saun on soe, soolapaal ja suitsuarvene, tee, kohalikud muusid. Manjana. Väikse veidi ja magama ja on uus päev. Täna on igati korda läinud, nii et ei oskagi midagi halvasti öelda. Tulge puhkama siis. Jah, täpselt. Super koht, super kalapüük. Väga meeldiv pererahvas. No niimoodi, et kindlasti süke 10 tärni koht minu silmis täna. Nii et tulen kindlasti tagasi. Ja seekord ei peagi ainult soolaaugi või midagi sööma nagu Joonataniga kombeks. No,
tegelikult kalaga, salaga tehtud, eks siin muud ei olegi. Võtame asja nagu selles osas huumoriga, aga ega kala puhul ongi see sool tegelikult see, mis nagu asja määrab ja on kaks võimalust, kas on liiga palju või on liiga vähe. Aga noh, usun, et need ahvenad on head. Nad näevad väga head välja ja selles osas gennaadi tehtud paal ja seda me teame juba, et see on super. Nii et pane see telefon kinni ja hakkame pihta. Reeling